Nii, minu poolt tundub, et kõik juba salvestub. Sa pead ka katsetama oma mikrofoni, kas see ka salvestab. Siis me teame, et kõik salvestuvad ja saade saab alata. Kontroll 1, 2, 3, kas kõik toimib, kas kõik toimib, kas kõik toimib, kas kõik toimib? Mulle tundub, et toimib. Okay. Nii et me saame alustada saatega ilma suuremate käradeta. Oota, miks me ei ole saadet jälle teinud pikka aega? Viimane kord meil põhimõtteliselt käis peaprodutsent siin ja ähvardas veits nagu, et meid lüüakse maha. Et mulle nagu võib-olla siis kuulajana, kes ei ole meie ise, võiks tekkidagi mulje, et ei tulegi enam tagasi vaata, et ongi ära lahendatud kuskil nurga taga. See oleks iseenesest täitsa loogiline järeldus, milleni jõuda kuulajana. Aga tegelikult ei ole me langenud rünnakute ohvriks veel õnneks. Oleme enam-vähem okei. Jaa, lihtsalt on olnud väga keeruline aeg ja ei ole olnud võimalik teha saadet, mistõttu ongi nii tore jälle istuda siin magamistoa stuudios ja teha asja, mida meile meeldib teha. Et see on sorry, ma olen siuke nagu naljakas täna. Low energy. Et ma ütlen kohe ära ja et ma olen halvas kohas enda sees ja tegelikult võib-olla isegi ei peaks täna salvestama, aga samas see on väga kosutav alati, kui me teeme seda saadet ja äkki pärast on parem. Ja kindlasti, juba me saime tegelikult ju enne salvestama hakkamist vestelda. Ja siis me tund aega vist rääkisime juba ainuüksi enne saadet. Ja sa pakkusid mulle teed ja need on väga kosutavad asjad inimese elus, kui ta saab näha oma sõpra, keda ta pole ammu näinud ja juua teed ja rääkida juttu, nii et ühesõnaga ma õppisin seda Big Bang Theorist. Sa õppisid seda sealt? Tuleb teed pakkuda, kui keegi tuleb külla. See on oluline asi, mida meeles hoida, see alati tekitab inimestes head tunnet, kui neile pakutakse midagi juua ja eriti kui on külm aeg ja pakutakse mingit sooja jooki, siis see tekitab tunde, et ma olen siin oodatud. Kas sa tahaksid konjakit? Jaa, muidugi. Või ma ei tea, kas mul on konjakit, ma mäletan, mul on midagi, mida ma eelmine aasta ostsin, et teha ise glögi või nagu hõõgveini ja ma mäletan, ma läksin poodi ja ma ostsin brändid, seepärast mulle tundus nagu, et ma lihtsalt tahan mingit väikest random pudelit kanget pruuni alkoholi, millest teha nagu. Ühesõnaga poemüüja küsis mult, kas te tahate konjakit või brändit, need on erinevad. Kui ma küsisin, palun mulle üks väike pudel konjakit või brändit. Ja siis ta müüs mulle pudeli brändit, sest ma ütlesin, et ma tahan seda odavamat. Aga ma ei hakka sulle brändit pakkuma, see kõlab nagu ma vihkaksin võib-olla või see on nagu ei ole piisavalt kvaliteetne või piisavalt suursugune külalisele pakkuda. Ma ka ausalt öeldes ei tea, mis vahe. Ma tean, et konjak on jälle piirkonna järgi nime saanud. Ta on toodetud kindlas kohas. Just samamoodi nagu champagne on ühes väga kindlas maailma Prantsusmaa nurgakeses toodetud jook. Jah. Aga mida iganes sul on pakkuda, ma võtan rõõmsalt vastu. Kõike võtan. Ja ma katsun olla mitte liiga suur süke energiavaakum siin eetris täna, aga ma ei saa ka lubada, et ma ei ole seda, nii et kuulake omal riskil või omal vastutusel. Vaakumid eetris on kuidagi hakanud laienema, viimasel on sellega palju probleeme, et eetritesse pakutakse vaakumi. Huvitav, jah? Millele sa viitad? Millegi pärast ma mõtlen Raadio 2 peale. Aga ma ei tea, millele ma viitan. See, millele kuulaja või sina mõtlete, see on teie enda mõistuse hääle küsimus. Ma kuulasin täna üle pika aja jälle kokkuvõtet sellest, et mis asi on must auk ja see oli väga tore meelde. Kas sa vaatasid seda uut seda Kurtske-saakti videot või? Ei, neil on mingisugune uus video, mis räägib mustadest aukudest või? Ta räägib, ta räägib asjadest, mis on oluliselt veel nagu stabiilsemad ja süngemad kui mustad augud või ühesõnaga, et see video point vist oli see, et mis on viimane asi, mis juhtub universumis.
et noh, nagu isegi kui kõik mustad augud on nagu Hawkingu radiatsiooni tõttu nagu ära aurustunud, noh, mis võtab koogol aastat. Mida see tähendab? Koogol on see on mingisugune klassik, vene kirjanduse klassik, Ukraina päritolu. Koogolpleks on mingi arv. Koogol number. See on 10 astmes 100 on koogol. Aga Hemingway? Mis on Hemingway? Kas kõik need suurusjärgud on mingite kirjanike järgi nime saanud? On koogol ja koogolpleks. Koogolpleks on veel suurem. Koogolpleks on 1 astmes koogol. Okei. Mul on raske aru saada sellest, sest mind väga distractib see, et see on kirjaniku nimega. Mina ei teadnudki, et see kirjaniku nimi on. Anyway, 1 Hemingway aastat võtab see. Okei. Vahet pole, see võtab väga-väga pikka aega, et kõik universumi mustad haugud nagu haihtuksid või hajuksid Hawkingu radiatsiooni tõttu, aga peale seda jäävad mingisugused veel, mulle nüüd võtsin see, et ma vaatasin seda niimoodi pooluniselt kuskil rongis, mul on siuke tunne, et mul ei ole peas täpselt, mis nende asjade nimed olid, aga seal olid mitte nagu, ma ei tea, igatahes mingid mustad tähed või mitte, ühesõnaga väga-väga stabiilsed ja seal on kõik nagu pakun elektronid äkki on kõik seal hästi tugevalt kokku surutud või olid need neutronid, mis on hästi tugevalt kokku surutud, mingid aatomiosakesed on seal hästi tugevalt kokku surutud, nad on üli-stabiilsed, aga tänu kvantmehaanika erinevatele nagu asjadele, mis kvantmehaanilises maailmas toimuvad, siis ta ei ole nagu kunagi 100% stabiilne, siis meeletult pika aja jooksul üks hetk nad hävinevad ära ja plahvatavad supernovana järsku. Aga mitte ükski elusolend ei saa nii kaua tulevikus enam eksisteerida, sest universumis pole midagi, kust energiat saada. Nii et see on selles suhtes, aga see oli siuke video. Nii et põhimõtteliselt, kui universum tekkis suure paugu tagajärjel, siis ta ka lõpetab suure pauguga? Ei, ta ei ole niimoodi, et kogu universum järsku plahvatab, vaid lihtsalt need viimane asi, mis juhtub, on viimase sellise tähe supernova. Okei. Aga universumi lõpp, ega me täpselt ei tea, see mida arvatakse, on, et lihtsalt universum nagu laieneb nii kaugele, et need vahemaad jäävad nii suureks. Ja seda videot ma mäletan, see oli ka Kurzgesagti see on sellest hästi huvitav, et üks hetk nagu universumi laienemine hakkab olema kiirem kui valguse kiirus, mistõttu sa ei saa enam midagi näha. Sa oled nagu oma planeedile, sa näed seda, mis on sinu vahetusümbruses, aga tähti taevas ei ole. Sest et liiguvad sust eemale nii suure kiirusega, et valgus nendelt ei jõua kunagi sinuni. See nagu tundus mulle hästi hirmutav mõte, et see üks hetk ongi lihtsalt nagu me oleme siin, aga seda, mis kuskil kaugemal meist on tähti, teisi galaktikaid asju me enam kunagi ei näe. Aga me ei ole ju siin tegelikult siis enam. Ei, meid sinuga kindlasti. Ma tahaks optimistina mõelda, et inimkond nagu jõuab kunagi väga kauges tulevikus ikkagi mingite teiste tähtedeni, võib-olla teiste galaktikateni. Ma ei tea. Ma olen kaotanud usu inimkonda. Ma arvan, et me ega see lihtne ei ole selle usu hoidmine siin sellesse inimkonda. Jaa. Aga siis ma pean seda videot vaatama. Paneme selle saate märkmetesse ka. Just, ma seletasin seda ülihalvasti. Ei, seletasid seda niimoodi, et mul tekkis küll huvi seda vaadata. Kõlas nagu siuke hea positiivne videokene, millega nädalale joon alla tõmmata. Mis on viimane asi, mis universumi hävinedes juhtub? Jaa, alustame. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Me peame kuidagi nagu tasakaalustama selle energiate vahekorra, et ma ei oleks, muidu ma tunnen, ma olen liiga nagu cheerful ja see ja sa oled siuke natukene vaiksem ja rahulikum. Ma olen tunne, ma pean ka tulema nagu ära tule alla siia, ära siia tule, sa ei taha olla siia. Siia natukene. Usu mind, sa ei taha olla siia. Vaiksemalt, rahulikumalt võtta seda kõike. Sa pead, me peame praegu
tegema seda, mida universum varsti teeb, ehk see, et me peame nagu kaugenema üksteisest, nii et see universum varsti teeb, me peame kaugenema. et see minu madal vibratsioon ei nakataks sind ja ei neelaks kõike seda valgust, mis sinu tähesüsteemist siia paistab, et ma loodan, et su valgus ei neeldu siia. Ära lase sellel juhtuda. Kui võrratud metafoorid, ma just hakkasin mõtlema selle peale, et see on mingisugune väga-väga veider viis, kuidas õpetada nagu abstinence nagu only seksuaalkasvatused, et noored, te peate tegema seda, mida universum varsti teeb, üksteisest eemalduma. Ärge laske üksteise valgusel teineteiseni jõuda, sest et muidu võib ärge toppige oma valgust üksteise pimedatesse aukudesse. Täpselt, see võib anda soovimatuid tulemusi. Tõenäoliselt see annab väga soovitud tulemusi, ma lihtsalt ütlen vahemärkusena. Kas see brändi jutt oli siuke nalja jutt või? Ei, ma võin sulle päriselt ka pakkuda. Tahad sa? Mul on ka viskit, ma võin pakkuda. Siis pigem viskid. Mis viskid sul on? Mul on üks saksa väikese batchi viski, väga suitsune. Ei, siis ma võtan seda. Mulle hullult meeldivad suitsused viskid, nagu sa tead, aga kuidagi mul ei ole lihtsalt head viskiklaasi, nii et ma annan seda sulle klaasis, mis ei ole mõeldud viski joomiseks. Mõni siuke peenutseja isegi ei ole, aga ma arvan, et siis ma sa pead vahepeal eetrit täitma. Okei, see on alati rahva lemmik, kui keegi täidab eetrit. Okei, Ivo väidab, et kui eetrit ei täida, siis hakatakse tänaval protesteerima, viidates päevakajalistele sündmustele taaskord. Aga seda me arutasime ka Ivoga, et mis me arvame sellest päevakajalisest teemast ja ega üldjoontes see väga rõõmsaks ei tee kumbagi meist, et asjad sinnamaale on jõudnud, kus paljud väga huvitavad kuraatorid, muusikakuraatorid on sõnumi teel visatud piltlikult tänavale. See on väga destruktiivne viis, kuidas muutusi läbi viia, isegi kui need muutused on vajalikud või kuidagi, ma ei tea, ressursside puudumise tõttu või mingite muude strateegiliste plaanide tõttu möödapääsmatud, siis ikkagi ka mina olen üles kasvanud Raadio 2 najal suuresti ja me oleme sellest ka aeg-ajalt rääkinud, kuidas ma olin ka ikkagi see laps ja nooruk, kes vahetevahel kiirustas lausa pärast kooli koju, et kuulata mõnda Raadio 2 õhtust saadet, aitäh sulle. Siuke pudel, jah. Kohe ütlen, mis see on, et kuulajad ka saaksid teada. Ailey Eiffel, sa ikkagi tõid mulle viskit? Jah. Okei, ma ütlesin, et ma ei jaksa tegeleda selle suitsuse ma kuidagi, ma ütlesin, et ma siis parem võtan viskit. Ei, pole hullu, sellest ei ole midagi. Ta ei ole nii suitsune, need, mis me sinu juures oleme joonud, on ikka siuke 10 korda kangemad. Aga igal see on German rye whisky. Rye on siis Rukki viski. Nimega Eiffel, ehk siis sakslased üritavad olla prantslased. Tehes iiri viskit. Miks mitte? Tegelikult rye vist, iirlased ei tee vist Rukki viskit, ameeriklased teevad Rukki viskit, ma ei tea. See on mingi väga segane. Kõigil on õigus teha kõigest viskit ju tegelikult. Seda küll. Ka sinul on õigus. Tegelikult sul vist ei ole õigus teha viskit, sul ei ole luba alkoholi. Seda saab taodelda kuskilt, ma arvan. Taotleda on õige öelda vist. Aga ma tahtsin öelda, et tõepoolest õhtune vöönd on ka mitte ainult teismeeas, vaid ka hilisemas, ütleme nüüd minu selles loojanguperioodis elus mänginud olulist rolli. Väga madalasse kohta, võtta seda viskit. Kui ma elasin Inglismaal, siis reaalselt ma ikkagi vahetevahel oligi minu ainus side Eestis toimuvaga see, et ma kuulasin mõningaid õhtuse vööndi saateid, nagu näiteks Uus Beat ja Triine Mets või Tune In. Nii et ühesõnaga
mingisugune oluline nabanöör lõigati nüüd praegu läbi ja ma arvan, et inimesed ei saa aru, kummale poole nööri nad jäid? Ma arvan, et inimesed saavad väga hästi aru, kummale poole nööri nad jäid, lihtsalt see ongi see, palju on kirjutatud selle kõige kohta ja kuskil keegi ütles midagi sellist, et see ongi sedasorti kultuuri osa, mida Õhtune vöönd esindas, mida tulebki toetada, isegi kui see toodab kahjumit. Sest et sellised nišid ja sellised äärealad kultuuris ongi kultuuri allikas. Peavool saab alguse nendest nišidest ja ma ei arva, et need nišid kaovad ära kuskile, aga need lihtsalt muutuvad raskemini kättesaadavaks ja jällegi loomulikult inimesed juba ammu elavad internetis ja telekat ei vaata ja raadiot ei kuula tegelikult, aga see on oluline, samamoodi nagu on oluline, ma ei tea, trükkida raamatuid ikka veel või säilitada asju kuskil mujal kui ainult pilves või kuskil voogedastusplatvormil. Hiljuti juhtusin nägema ühte intervjuud režissööri Christopher Nolaniga, kes rääkis, kuidas see on tegelikult hirmutav ja kahjulik filmitööstusele ja filmikunstile, et aina vähem toodetakse näiteks füüsilisel andmekandjal filme, et liigutakse ikkagi selles suunas, et kõik oleks pigem ainult digitaalne ja saadaval voogedastusplatvormidel, et sul ei ole nagu võimalust omada seda teost või panna seda endale riiulisse nii, et see oleks sinu oma ja ei kaoks kuskil ära, kui keegi muudab lepingu tingimusi kuskil ja otsustab mingit asja mitte striimida enam, et see, ma ei ütle, et see R2 Õhtune vöönd on nagu üks-ühele sama, mis Blu-ray ketas või vinüülplaat, aga noh, see on oluline, et meie nagu sellises legacy meedias oleks veel olemas ruume, kus on nagu alternatiivkultuuri ja nišikultuuri taimelava, et isegi kui see nii-öelda numbrite poolest ei tundu mõistlik, siis see on koht, kust algab vereringe väga paljude tuleviku tegijate jaoks ja kui sa selle ühe nagu arteri pigistad kinni ja eemaldad, siis see on kahjulik lihtsalt. Ja mitte, et me ei saaks leida mingeid muid artereid endale, kindlasti saame, aga noh, jällegi, et sihukese asja ülesehitamine, et kui sul on nagu olnud aastakümnete pikkune traditsioon, et siis seda nii kergekäeliselt lihtsalt nagu SMS-i teel läbi lõigata on lihtsalt üsna ränk ja sihuke destruktiivne tegu. Jah, ma olen üldiselt sellest arutelust nagu üsna palju eemal olnud, sest noh, teistpidi ma tahaks ka öelda, et noh, kui uued juhid tulevad kuhugi süsteemi ja tahavad teha muutusi ja siis noh, minu hinnangul see on hea, et asjad muutuvad. Ma ei ole väga sellist tüüpi inimene, et ma tahaks, et kõik jääks samaks ja midagi ei muutuks. Pigem ma nagu tahaks anda ruumi ja võimalust ja lavaga nendele asjadele, mis noh, ongi nagu, et oleks teistmoodi, et alati ei pea jääma asju samamoodi. Ma olen ka muinsuskaitsega väga nagu selline keeruline suhe, et noh, nagu vahel ma tahaks öelda, et it's okay, et midagi nagu tehakse. Teeme Raekoja platsist parkla, meil on nii vähe parkimist. Ei, vastupidi, see oleks see nagu vanakooli lähenemine, aga mina ütleks, et jumala okei oleks Raekoja platsi kivid üles kaevata ja teha Raekoja platsi keskele park. Et noh, näiteks see oleks nagu palju mõnusam ruumikasutus kui see suur tükike, eks ole, sellised kivisid seal. Wow. Ja minu jaoks on see täiesti okei, et see ei ole noh, nagu see, kuidas on alati Raekoja plats nagu ajalooliselt olnud, aga noh, samas seal on ka jälle noh, tõesti autoparkla on aastas seni iga aasta on üks kord Raekoja plats jälle autoparkla, siis kui seal on mingisugune laste, ma ei mäleta, lapsed, kes on aasta jooksul sündinud või something, ma ei tea midagi seal, inimesed sõidavad oma autoga Raekoja platsile, pargivad sinna endiselt veel korra aastas. Ma kuulen esimest korda elus sellisest sa oleksid ilmselt saanud vähemalt 2 korda elus seda ka teha vist, ma ei tea. Anyway, Raekoja platsil
võiks olla park, on see, mida ma tahan öelda. aga noh. Ma lähen veel kaugemale, minu arust Tallinna asemel võiks olla mets. Võtame lihtsalt kogu see Tallinna maha. Ei, sellega ma päris nõus ei ole, mulle meeldib. Sa ei peagi nõus olema, see on minu radikaalne vaade ja seisukoht. Sa võtad nagu veel, et siis minu see pargi mõte seal vanalinnas. Ma arvan, et Eesti asemel võiks olla soo ja see on see platvorm, millega ma lähen poliitikasse. Olen soo. See muusika mängib taustal, kui sa oma plakati või selle valimiskampaania teed. Tantsime koos, kui soovid ka minuga tantsida, vali Jim Mashilevi, kandidaat 243. Olen soo. Ma olen siuke bizarro kandidaat. Nagu, pakun midagi sellist, mille peale varem pole keegi. Särgiga ori. Meil tuleb nii palju häid neid poliitikasse minemise mõtteid. Me peaksime reaalselt oma partei ikkagi nüüd ära tegema. Ma sain aru, et meil juba on see. Meil on, mis meil oli, suitsetamine on enam-vähem, maybe, siuke enam-vähem okei. Suitsetamine võib olla. Maga oma lastega. Ei, et sa võid abielluda oma lastega. Ei, ma mäletan, et ei tohi. Oli või? Mul hakkab juba minema. See ongi vaata see, ära abiellu oma lastega. Kui kirjutama põhikirja üles, siis see on väga... Ja nüüd see Eesti võiks olla soo. Jah, ma tahaks lisada selle sinna. Sinul on see, et... Sorry, mul on liiga palju asju siin laua peal. Sinul on see, et Raekoja platsi asemel võiks olla park. Ma olen nõus sinuga keskpõrandal kokku tulema ja... Keset sood võiks olla park. Keset sood on üks park seal, kus vanasti oli Raekoja plats. Kui jõudes tagasi nüüd Raadio 2-ni, siis jah, et ma ühest küljest olen nõus, et asjad võiksid muutuda vahel, see on okei, aga ma nõustun selle juures ka pigem sinuga, et see, kuidas see praegu on tehtud ja kuidas seda ei ole normaalselt, minu hinnangul normaalselt väga põhjendatud ja ei ole selgitatud ja ka tegelikult see alternatiiv, mis pakutud on, vähemalt ei tundu olevat see, mida inimesed nagu ootavad, võttes arvesse seda nagu avalikku vastuga, et siis see kõik jätab natukene siukse nagu halva mulje ja halva maigu suhu, et miks nii päris. Yeah. Et ka mina olen selle õhtuse vööndiga pigem nagu pigem selles olnud väga positiivselt meelestatud ja teine asi, mis on sa rääkisid ka sellest, et see interneti kolimine, et üks asi on see, et tõesti meil kaovad ära need füüsilised kandjad, nagu seal on mingi teatud negatiivne pool ja arvestades seda, kuidas vinüülplaadid on jälle popiks muutunud siin aastatega, siis just kui inimesed tegelikult ju hindavad endiselt veel neid füüsilisi andmekandjaid. Aga teine pool on see, millest me sinuga rääkisime ka siin esimestes saadetes päris popkulturistide alguses, et kus need kuraatorid siis täna on, et muusikat on kõik kohad täis ja meil on järjest lihtsam ja tõsiselt lihtne absoluutselt peaaegu kõigele, mida me vähegi suudaksime soovida nagu ligi pääseda, aga see ei tähenda, et me ju avastaksime ja suudaksime nagu kogu selles maailmas paremini orienteeruda ja seetõttu need kuraatorid, need inimesed, kes otsivad ja tutvustavad uut ja ägedat muusikat, on ju veel olulisemad. Jaa. Aga me räägime täna palju muusikast, sest ma olen hästi palju plaate kuulanud viimasel ajal, hästi palju häid plaate on tulnud välja, nii et ma olen nendega väga happy. Jaa, ma tahan lihtsalt ühe nüansina veel tuua välja selle, mida võib-olla kõik ei tea, aga võib-olla ka teavad, et õhtuse vööndi muutumise juures ei ole see murekoht siin ka see, et oi, inimesed jäid tööst ilma, selles mõttes, et see ei olnud mitte kellegi jaoks mingisugune sissetuleku allikaks, et see oli puhta enda kire ja entusiasmi pealt tehtud asi. Ja tihtipeale ja tegelikult vist isegi enamjaolt saadete tegijad maksid ise peale, et nad saaksid teha seda saadet, ostes plaate, mida eetris mängida ja otsides külalisi, mõeldes välja, kuidas neile, ma ei tea, külaskäik kompenseerida ja nii edasi. Et see asi ei ole nagu töötasust ilma jäämises, sest et need töötasud olid reaalselt sellised, et sa said nagu võileiva raha saate tegemise eest ja seetõttu nagu raha ei olnud kunagi ühegi õhtuse vööndi saatejuhi põhjus või motivaator seal õhtuses vööndis toimetamiseks. Nii et seal asi on nagu põhimõttes ja aadetes ja armastuses tegelikult muusika vastu ja kuna selle vastu mindi, siis see ongi suur probleem ja mõtlemise koht.
sealt tuleb see valu. jah, ja ilmselt tasub vähemalt nagu täie diskussiooni huvides ära mainida, et ka meie popkulturistidena oleme Raadio 2-s paar aastat toimetanud. ja meil oli seal väga tore. Jaa, meid võeti seal väga hästi vastu. Ja see oli tore aeg. Muusikast veel rääkides. Ma olen hästi palju plaate kuulnud, nagu ma juba mainisin, ja ma mõtlen, et ma nüüd viskan sind nendega natukene aega, et ma loodan, et mitte päris. Ei, mitte mul ei ole üks nendest vähemalt, ja üks on füüsiliselt olemas. Ja ma nägin seda silmanurgast ja olin täitsa üllatunud, et see on juba olemas see asi ja et see on sul olemas juba. Sa ei näinud siis mu seda Instagrami videot sellest? Ei näinud, ei. Sest ma reaalselt võtsin mingi ühe pühapäeva hommikupooliku, et filmida väikest videoklippi ja monteerida mitte niimoodi telefoniga, vaid ma nagu võtsin selle oma arvutisse ja mingi tegin, see ei tulnud nüüd nii fancy, aga ühesõnaga jaa, see oli piisavalt oluline väike plaadikene, et sellest mingi siuke märk maha jätta, sest hoolimata sellest, kui suur üllatus see ei pruugi ka olla inimestele, kes võib-olla pole jälginud, siis Beatlitel tuli uus laul välja nimega Now and Then ja see on täitsa ilus laul. Ma ei tea, oled sa seda ise kuulanud? Jaa, ikka. Selle video oli ka päris tore, selle tegi Peter Jackson ja ma siiamaani vahetevahel mõtlen Peter Jacksoni dokumentaalfilmi peale, mis näitab siis, ma ei tea, kuskilt üles leitud arhiivikaadreid kasutades Beatlite eelviimase albumi valmimise protsessi. Get Back oli selle dokumentaali nimi ja Let It Be albumi. Jah, see oli eelviimane album neil, eks ole? Jaa, peale seda tuli Abbey Road. Just, et nagu meie truud kuulajad teavad, siis varasemalt ma palusin Ivolt ikka ja jälle abi, et ta mulle seletaks, mis värk nende Beatlitega on, sest et ma ei olnud üles leidnud enda jaoks seda kontakti kohta, aga ma ütleks, et see Get Back dokumentaal muutis kõik mu jaoks ja pärast seda ma kinkisin Ivosule ühe Beatlite teemalise raamatu isegi. Ja ühe ajakirja. Ja ajakirja ja reaalselt... Mis olid mõlemad seal videos figureerisid? Tõesti või? Jaa, selles Instagrami stories. Okay. No ühesõnaga, jah, kuna ma mõtlesin, et see on Beatlite selles Get Back filmis. Ühesõnaga, lihtsalt see on minu siuke üleliia pikk viis öelda, et jah, mulle ka nüüd meeldivad Beatlid ja see tundub mulle põnev, et nad tegid uue loo, mille kohta olen ka kuulnud, et jah, see on hea lugu. See on hea lugu ja ma kuulsin, see vist jõudis mu radarile esmakordselt mingi sellise pealkirja kaudu, mis ütles, et Paul McCartney kasutas AI-d, et John Lennon taas elustada. Jah, et John Lennon taas elustada selle loo jaoks. Mis ei ole kohe absoluutselt tõsi. Ei ole või? Aga mingid uudised tuli niimoodi, et Beatlid andsid uue loo välja ja et John Lennoni jaoks kasutati AI-d. Ja see nagu kõik olid nagu wow, et kas see tähendab, et siis vaata, sest me nüüd oleme kõik kuulnud neid AI hääle manipulaatoreid või neid häälesüntesaatorid, kus ütled, et kuule, laula mulle nagu Patrick the Starfish, laula Adele'i näiteks. Sa oled neid... Ma ei tea, kes on Patrick the Starfish. SpongeBob SquarePants multikast on Patrick. Tead, mis? See on üks minu sükseid haigutavaid popkultuurilisi auke või lünkasid, et ma ei ole mitte kunagi elus vaadanud SpongeBob SquarePantsi. See on väga veider. Ma tean. aga ei, Patrick the Starfish on väga nunnu tegelane, ta on see hästi madal ja siuke avatud suurel. Hi SpongeBob! Ta räägib kogu aeg niimoodi. What are you doing today, SpongeBob? Okei, ma lõpetan. Aga okei. See tehnoloogia, mida nad kasutasid, põhimõtteliselt tuli sellest samast Peter Jacksoni filmist Get Back, sest see Get Backi kogu need video ja helikaadrid, mida nad kasutasid seal, kõik see materjal tulenes ühest kunagisest dokumentaalfilmist, mis oligi mõeldud sellest
sellest plaadist tuleb dokumentaalfilm, sellest Let It Be salvestamisest, see anti välja omal ajal ja noh, ühesõnaga see oli see dokumentaalfilm, mis keskendus ja näitas seda, et Beatlesid on hullult tülis omavahel, eks ole, et see oli niimoodi kokku lõigatud ja Jacksoni siis nagu point oli see, et noh, tegelikult seal oli nii palju muud, et noh, nad ei olnud tegelikult kogu aeg tülis, vaid seda filmi on võimalik kokku lõigata ja näidata ka nagu realistlikumalt seda suhet, mis tol hetkel oli. Ja seda ta tegi. Aga seal oli terve hulk sihukest materjali, kus noh, nagu oli filmitud ja noh, arvestades seda tehnoloogiat ja neid mikrofone tol ajal, et noh, kogu aeg oli ju mingi lärm, inimesed räägivad ja bänd mängib ja siis nad omavahel vahepeal suhtlevad ja noh, hästi palju kaadreid oli sellist, kus tegelikult ei kuulnud, mida nad üksteisel ütlesid. Aga Peter Jackson siis võttis mingisuguse sihukese AI tööriista kasutusele, kus tal oli võimalik see inimhääl eraldada taustamürast. Et see AI nagu funktsioon oli võtta hääl ja kogu muu heli ja siis võtta see hääl sealt välja, nii et ta sai nagu 2 rada, et sa said seda häält nagu valjemaks keerata selle ja tausta vaiksemaks. Ja seda kasutati Get Backis päris palju. Ma ei olnud seda selle pilguga varem vaadanud, ma hakkasin nüüd uuesti üle vaatama ja kui sa seda nüüd vaatad, saad päris hästi aru, et seal on mingid siuksed nagu stseene, kus nad on kuidagi nagu välja urgitsenud selle heli. Ja seda tehnoloogiat nad kasutasid siis nüüd ühe John Lennoni vana kassetisalvestuse taastamiseks. Okay. Ta aastal 94, kui Beatlesid andsid välja oma antoloogia, mis on siis selline dokumentaalfilm ja plaadikogumik, mis noh, tol ajal siis elus Beatleid nagu intervjueeriti, räägiti, tehti nagu tõsine dokumentaalfilm kogu Beatlete ajaloost. See oli George Harrison, Ringo Starr ja Paul McCartney, kõik olid seal sees. Ja siis sel ajal, kui see antoloogia välja tuli, nad võtsid paar lugu, mis oli väidetavalt Yoko Ono mingi kasseti pealt leidnud ja viinud Beatletele, et tehke nendest nagu uued lood. Need on John Lennoni mingid demod. Ja üks demo, see Now and Then, oli selline, kus see klaver ja hääl olid nagu noh, et nad üritasid sellest lugu teha, aga sa ei saanud seda John Lennoni nagu laulmist eriti sealt kätte, et ta noh, jäi liiga nagu taustale ja oli noh, ei jäänud ilus. Ja niimoodi ta jäigi siis niimoodi ootama oma aega ja nüüd siis Peter Jackson selle tehnoloogiaga lihtsalt eraldas selle John Lennoni hääle, selle klaveri. Ja nüüd sai siis selle loo nii-öelda valmis teha. Nii et seal oli mitte ainult ei olnud see vana John Lennoni nagu eluajal salvestatud demo, vaid seal oli ka näiteks George Harrisoni mingid osad, mida ta salvestas 94. aastal, kui nad esimest korda püüdsid seda lugu teha. Okei, nii et Peter Jackson aitas teha seda lugu põhimõtteliselt. Okei, ma arvasin, et ta tegi ainult video neile. Ei, ta aitas seal, noh, tähendab tema stuudios eraldati need trackid lihtsalt. Ja siis nad niimoodi tegid selle loo. Ta ei kõla nagu vana Beatlete lugu. No, ta veits kõlab nagu John Lennoni lugu. ja ta veits kõlab nagu uuelt, et see on nagu selles suhtes huvitav, et ta kõlab nagu modernne produktsioon ikkagi nagu täiesti, et ta minule ei jäta isegi nagu sarnast fiili, nagu olid need Beatlete nagu siuksed hilisemad lood, nagu näiteks While My Guitar Gently Weeps, mis tundub nagu väga sarnase fiiliga ja sarnase nagu produktsiooniga lugu, aga ta jätab nagu modernse mulje, aga ta on mõnus lugu, ta on ilus lugu, ta on hästi siuke nagu lihtne armastuslaul. Sealt on välja lõigatud mingid paar salmi, mis natukene viitaks sellele, et nagu noh, mingid jutud käivad, et John Lennon kunagi peksis oma naisi ja siis seal on paar siukest nagu veits vürtsikat nagu rida, mis jäeti välja sellest loost. Aga ei, ses suhtes väga ilus lugu ja hästi äge, et see nagu ikkagi nüüd valmis tehti. Sest noh, see tõesti, arvestades kui vanad on elus olevad Beatled, Paul McCartney ja Ringo Starr täna, siis noh, on väga tõenäoline, et noh, mingi hetk neid enam ei ole. Ja tõesti see ongi, noh, neid Beatlete viimaseid lugusid on siin mitu aastakümmet juba ainult, eks ole. Et aga noh, on tõesti võimalik, et see ongi viimane, sest noh, lihtsalt vanus. Kas sa juhtusid nägema seda meemi, mis ringles internetis, et on aasta 2023, Beatled annavad välja uue singli ja Rolling Stonesil on uus album väljas, mis toimub. Ja see on väga huvitav, kusjuures ma olin eile Stockholmis ja läksin Stockholmi kesklinnas, on üks plaadipood, mis mulle väga meeldib ja astusin sealt uksest sisse, täpselt sama feeling oli, et sa vaatad seda riiulit ja seal on nagu
ongi nagu kõrvuti on nagu mitte ainult see Beatlesite Now and Then, vaid nad andsid just välja ka uued versioonid, nende Red and Blue albums, mis on nende nii-öelda kogutud teosed või nagu greatest hits kahes nagu vormis, et on sinise kaanega ja punase kaanega, et üks on siis varasemad Beatlesid ja hilisemad Beatlesid, nagu sellised põhihitid. Need olid seal kõrval, see oli see Rolling Stonesi uus album ja siis oli Daft Punki see Random Access Memory'st on ka mingi uus versioon välja antud, mis on ilma trummideta. Valge kaanepildiga. Ilma trummideta? Hästi, ma ei kujutanud ka ette, kuidas ta kõlab, aga siuke asi seal oli. miks on vaja seda albumit ilma trummideta? Kas oli tungiv nõudmine mingisuguses Redditi foorumis või kuskil? Võimalik. Hea meelega kuulaksin seda albumit, aga need fucking trummid, kui neid trumme ei oleks, see oleks mu lemmikalbum. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea, aga siuke oli. Okay. Drumless. Drumless edition. See kõlab nagu mingi täielik Daft Punk announces gimmick. Drumless version of Random Access Memories. No ühesõnaga, ma usun, et kuna see on Daft Punki enda otsus olnud, siis ju see kõlab hästi. See anti välja 17. novembril ja mulle õudselt meeldib selle artikli algus. If you ever wondered what Get Lucky or Fragments in Time would sound like without percussion, you're in luck. Okay. Kuskil kellegi elu unistus täitus. Jah. Aga ma ei tea, miks see tehtud on. Küllap siis on vaja. aga sellest Now and Then palast veel rääkides, kas see oli siis hoopis John Lennoni enda demo ja see ei olnudki otseselt mõeldud nagu Beatlesite ma ei tea, milleks John seda mõtles, aga ma arvan pigem, et nagu ta kirjutas selle Yokole. Eks nendel ju, kõik nad on ju muusikud, nad kirjutasid erinevaid lugusid ja vahel nad võtsid oma demot bändi proovi kaasa. Ja. Aga Lennon, kõigil neil on ju päris korralik nagu ka selline sooloalbumite kogu ja see, ta jätab mulle veits siukse nagu Lennoni soololoo mulje, aga tal on teatav selline sarnasus ka mingi hilisemate Beatlesite lugudega. Mul peamiselt tulebki nagu ette see While My Guitar Gently Weeps natukene selle produktsiooni poolelt, aga jah, lugu iseenesest on hästi hea. Ma arvan, et ma ei oleks nagu väga palju kaotanud elus, kui ma oleks ta kunagi kuulnud ja nad ei oleks ta teinud, sest see ei olnud asi, mida ma hullult ootasin. See tuli suure üllatusena, ausalt öeldes, aga see on hea lugu ja ma ostsin omale selle singliga vinüülplaadina, mis mul siin nüüd kenasti riiuli peal on. Just, sul on jah siuke 7-tolline vinüülplaat ilutseb plaadiriiuli juures. Kas seal ongi ainult üks pala peal ja teine pool on tühi või kuidas seal lahendatud on see asi? Teisel pool vist oli, issand ma ei mäletagi. Teisel pool on olemas üks lugu küll, aga ma tõesti praegu ei mäleta, mis see on. Love Me Do, äkki? Ei mäleta. Okay. Ei, see on väga, võt, siuke lugu. Aga see on nii huvitav seal muusikapoes vaadates, lisaks nendele 3 plaadile, mis ma mainisin, või 4, mis mulle silma jäi, oli seal ka terve rodu Taylor Swifti albumeid, see oli kohe terve sektsioon poest ja see ei olnud mitte nagu selline, et sul on nagu väljapanek erinevatest Taylor Swifti plaatidest nagu ühe kaupa, vaid seal olid nagu kastid Taylor Swifti plaate, igast ühest nagu kast. Ilmselgelt on väga populaarne lauljana, ta on täna miljardär, vist kuskilt ma nägin uudist, et Taylor Swift on nüüdseks miljardär ja ta andis välja ühe oma kuulsaima albumi siis nii-öelda enda versiooni. Et kes ei tea, siis Taylor Swiftil on nüüd olnud juba viimased, ma ei teagi, kui pikalt on päris mitu, kõik oma esimesed plaadid on ta uuesti välja andnud viimastel aastatel, sest ta ei ole heas suhtes oma endise plaadifirmaga, mis on hästi standardne leping, kui sa oled muusik, siis kõik plaadid, mida sa salvestad mingi plaadifirma all olles, salvestised kuuluvad sellele plaadifirmale, see on hästi tavaline ja seetõttu on ka mingid terve hullud nagu kohtukeisid või lihtsalt tülid nagu artistide vahel ja oma plaadifirmadega on olnud. Taylor Swifti lahendus sellele oli see, et ta salvestab need plaadid, mis on selle nii-öelda vana firma all kinni lihtsalt uuesti. Ta neid lugusid omab,
see on fine, aga lihtsalt need spetsiifilised salvestused ei kuulu talle ja nüüd need uued versioonid, Taylor's versionid kuuluvad. Ja ta andis välja just hiljuti selle 1989 siis nii-öelda uue versiooni, mis on tema selline synthpopi plaat, mis mulle õudselt meeldib. See on mu lemmik Taylor Swifti album. Cool. Sul ei ole midagi selle kohta kaasa öelda? Mul on väga palju mõtteid Taylor Swifti kohta, aga ma ei oska neid sõnastada, sest et ma ei ole... Mul on mingi imelik siuke suhe Taylor Swifti muusikaga, et ma olen jõudnud kohta, kus mulle mõned lood meeldivad, aga samas mind huvitab Taylor Swift, nagu Dear Hank and Johnis ka, see tuli teemaks korra nende seni viimases osas, et see oli vist Hank Green, kes ütles, et teda huvitab Taylor Swift kui institutsioon. Ma arvan, et ma kirjeldaksin ka oma suhet Taylor Swifti muusikaga niimoodi, et mind huvitab see fenomen, see muusika siiamaani, ma ei ole leidnud oma teed lõplikult Taylor Swifti muusikani, sest et miski sellest tundub mulle väga, see lihtsalt ei kliki minuga. Ma ei teagi, mis seal nagu, millest ma puudust tunnen, võib-olla mingisugusest veidrusest või mingist kiiksust, et see on kuidagi nii normaalne muusika, et ma kohati nagu kaotan järje, sest et mulle tundub, et see nagu ei kõneta mu sees neid või ei vajuta neid nuppe, mida ma tunnen, et nagu mingi, ma ei tea, üllatavam ja nagu eksperimentaalsem muusika võib-olla vajutab. Ma ei taha ka nüüd väljendada ennast kuidagi niimoodi, et mind ainult huvitab eksperimentaalsus või mingisugune avangard, et ma olen aastatega jõudnud väga kenasti sellisesse mugavustsooni enda sees, et ma väga armastan ka nagu popmuusikat ja siukseid väga mainstream asju. Aga Taylor Swift millegipärast, ma ei saa aru, mis see siis on, et see muusika on tõesti praeguseks nagu igal pool ja ükskõik kuhu ma satun, seal mängib Taylor Swift ja kui ma käin inimestel külas, siis seal mängib Taylor Swift, kuni selleni välja, et praeguseks juba mingisugused peatükid mu elust seostuvad otseselt Taylor Swifti muusikaga. Ilma, et siis oleks teda hullult taga otsinud. Nojah, et kui ma nagu peaksin kirjutama nendest perioodidest oma elus või mingitest situatsioonidest, siis, või kui sellest tehtaks film, siis Taylor Swifti muusika on see, mis seal soundtrackil peab olema. Nice to meet you, where you've been, I can show you incredible things. Aga jah, ühesõnaga, et mind huvitab see fenomen ja just see, et see uudis, mis tuli selle kohta, et ta on nüüd miljardär, no ma ei tea, kas üldse vastab tõele, sest et ma olen aru saanud, et internetist leitav info selle kohta, kui palju keegi teenib või mis on millegi eelarve, et see kõik on nagu väga kaheldava väärtusega informatsioon, kui sa ei ole seda saanud tegelikult nagu otse allikast, aga ühesõnaga kuskil muusikasaates keegi ka võttis selle teemaks ja siis tõi sellise võrdluse Beatlitega, et isegi Beatlid ei ole praeguseks teeninud nii palju kui Taylor Swift. Nendel on ka mingi miljon asja, mis on seotud nende erinevate karjääriperioodidega ja kes kust mis raha ja ühesõnaga nii edasi. Et kui keegi mingi sellise võrdluse toob, siis see muidugi tundub mulle nagu jällegi, see on lihtsalt fenomen, see on nagu arusaamatu, kuidas nii saab üldse minna ja mul on ma olen Taylor Swifti poolt, ma ei taha... Sa oled Swifti? Ma olen Swifti selles mõttes, et ma olen Swifti, kes ei ole veel, kellel ei ole see klõps ära käinud. Sa ei kuule ta muusikat? Ma aeg-ajalt kuulan ta muusikat, ausalt, ja ainult see viimane klõps ei ole ära käinud, aga sellest pole midagi. Küll see ära käib, ma arvan, et see on nagu vältimatu. Kord jõuame kõik sinna. Ja lihtsalt see on huvitav, et ja mulle tegelikult meeldib, et vaata, kui me sinuga olime varateismelised, siukses õrnas eas, kus nagu igasugune siuke väline mõjutus mõjus väga tugevalt, et siis ma mäletan, et mu telefon hakkab kukkuma, et ega nagu ei olnud noortele väga palju siukseid nagu positiivseid
eeskujusid naisstaaride näol, kes oleks kuidagi andnud mingit, selles mõttes nagu positiivset, Missy Elliott oli 100% positiivne, aga Britney Spears näiteks ja Christina Aguilera, kõik selle põlvkonna siuksed popstaarid, nad olid nagu Nad olid hästi tootestatud. Nad olid hästi tootestatud ja hästi, nad olid siuksed nagu produtsentide ja manageride poolt toodetud sellised ihaldusobjektid, kes sisestasid inimestele väga viltuseid ja haiglaseid mingisuguseid keha, et mis on normaalne keha, nagu selle teemalisi selliseid ettekujutusi ja ma ei tea, mingisuguseid sundmõtteid ja üldse, et mis asi on naiselikkus ja kuidas naine üldse endale mingit väärtust saab nagu leida siin maailmas ja nii edasi, et need olid üsna siuksed toksilised kohati toksilised sõnumid või signaalid, mis tulid sellistelt staaridelt, ilma et nad oleksid nagu otsesõnu neid asju välja öelnud, aga lihtsalt see, millised nad olid ja kuidas nad ennast väljendasid ja kuidas millised tooted nad olid, see nagu oli üsna ebaterve tagantjärele mõeldes. Ja nüüd mulle tundub, et kui meil on nüüd hoopis nagu nende naiste asemel Taylor Swift sellises staatuses, siis see on mingisugune hoopis teistsugune ja hoopis tervem eeskuju minu meelest. Või kuidagi, sest et ta on nii palju rohkem inimene, kui olid Britney põlvkonna popstaarid, eriti naissoost popstaarid ja see mulle meeldib väga. See on huvitav. Et minu eest Taylor Swiftil on siiamaani siuke nagu naabriplika energia. Et see ei ole nagu ära kadunud, kuigi ta on maailma kõige kuulsam naisartist. See on hästi huvitav, sest mitte ükski neist teistest, keda sa mainisid, ei ole kunagi nii edukas artist olnud, samal ajal nagu Taylor tõesti jätab mulje, et ta ei kindlasti ei ela sellist elu nagu meie, keegi nii jõukas inimene ei ela sellist elu nagu on, ma ei tea, keskklassi elu või see, millega meist keegi nagu kokku puutub, aga selle juures ta on tõesti jätnud nagu mulje, et ta on nagu päris, et ta ei ole nagu imago. Kindlasti on, nagu meie, kes ta saadet tehes, me oleme seda mitu korda rääkinud ka, et me mängime siin mingeid karaktereid, isegi kui me üritame olla võimalikult nagu keskklassi inimesed. Jah. Ja see, kui me pärast salvestust alati oma Bentley'desse istume ja no sina istud, ma jään oma Häärberisse. Penthouse'id, et sa lähed oma eralennukiga oma Häärberisse. Me oleme praegu mu Häärberis. Me lihtsalt ei ole seda kunagi näidanud väljapoole. Aga me oleme teistsugused tooted. Me oleme teistsugused tooted kui Taylor. Aga ta on kuidagi suutnud selle juures nagu tema see nagu public persona on endiselt nii kuidagi sugi inimlik ja meeldiv ja see on äge. See nagu paneb sind teda imetlema ja tema vastu nagu huvi tundma, aga siis, kui see võib-olla see muusika nagu ei kõneta, nagu sa ütlesid, klikk pole käinud. Jaa. Sest et teine artist, keda võib-olla kõrvale panna Taylor Swiftile ongi Billie Eilish näiteks, kes on sarnase, tegelikult need on kõik nii siuksed astronoomilised edu tasemed, kuhu nad on jõudnud, et ma tegelikult ei tea, kui palju neid on õige võrrelda, kui palju üks on müünud, ma ei tea, või tänapäeval, kui palju ühte on striimitud, kui palju teist, lihtsalt tundub, et nemad on popmuusika tipus populaarsuse ja kuulatavuse koha pealt, et see, kas ühel on 50 miljonit vähem või rohkem kuulamist, ma ei tea, detsembrikuu jooksul. Sest neid juba mõõdetakse miljardites, eks ole. Et see on, ma ei oska võrrelda, mul puudub see info, aga jällegi, et Billie Eilish on teine selline näide inimesest, kes ka tundub väga päris, kuigi ta on oluliselt veidram või kuidagi, ma ei tea, ekstsentrilisem, eksperimentaalsem kui Taylor Swift, mis tõttu ilmselt ka Billie Eilishi muusika läheb mulle nagu ikka kohe otse südamesse ja hinge, et kuidagi klikib paremini.
et siis ikkagi jällegi, et ka Billie Eilishi, ja me oleme vist seda siin saates puudutanud ka, et nii Billie Eilishist kui ka Taylor Swiftist ilmusid üsna sarnasel ajal dokumentaalfilmid, mis näitasid nende nii-öelda tavaelu ja seda, kuidas nad oma vanematega suhtlevad ja sõpradega ja kuidas nad vahepeal muusikat teevad. Nad olid üsna erinevad dokfilmid, ma ütleks, et Taylor Swifti oma oli võib-olla natuke, ma ei tea, kliinilisem või steriilsem. Et Billy lugu tundus natuke nagu vahetum ja sealt sai paremini aimu, milline nagu soe ja terve ja toetav pere tal on, kust ta tuleb ja kuidas see kõik on tegelikult loonud talle andnud talle selle selgroo ja kuidagi taustajõu, mis võimaldab tal kuidagi toime tulla selle uskumatu kuulsusega, nii et ta ei ole ennast nagu totaalselt hävitanud selle edu säras. Taylor Swiftil samamoodi on mingisugune väga tugev suhe oma emaga just tundus, aga sealt ei jäänud nagu päris see tundus natuke nagu, et midagi seal jäi mulle nagu arusaamatuks ikkagi või kuidagi mulle tundus, et seal toimub midagi veel, mida mulle ei räägita ja ma ei saa päris hästi aru, kas see on päriselt hea suhe lõpuni. Et seal oli nagu, ühesõnaga, et oli nagu, midagi jäi nagu varjatumaks. Aga miks ma tahtsin Billie Eilishit võrrelda Tayloriga, võib-olla oligi see, et jällegi samamoodi ta tundub nii päris ja selline räägib vaimse tervise olulisusest, selle hoidmise olulisusest, räägib, ma ei tea, kehatüüpide, ma ei tea, mitmekesisuse väärtustamisest ja see kõik jällegi tundub nagu oluliselt vahetum kuidagi, et see muusika kõik sünnib kuskil põlve otsas tegelikult seal samas toas, kus Billy ja ta vend, ma ei tea, üles kasvasid, et noh, et see on hoopis teine allikas muusikale, kui see, et kuskil Rootsis on produtsendid, kes toodavad sulle albumide ja materjali ja siis on sul stilistid, kes nagu ütlevad sulle, mis sa selga pead panema ja siis sul on koreograafid, kes ütlevad, kuidas sa pead liikuma. Okei, Taylor Swiftil on ka siuke uhke lavashow ja koreograafia ja Billie Eilish. Ja teda aitavad Rootsi produtsendid. Jah, aga lihtsalt jällegi, et noh, et kuidagi kus see kõik alguse saab, et see on hoopis teine. Et ja noh, mul on hea meel, et lihtsalt need tänapäeva siuksed superstar eeskujud on nii palju kuidagi, ma ei tea, võib-olla on naiivne öelda, et nii palju rohkem päris, äkki see on lihtsalt väga hea siuke optiline illusioon, aga igal juhul see toimib ja ma usun seda ja vaadates, kui jätkusuutlik see näib olevat, eriti Taylor Swifti puhul, kes on nagu kauem teinud seda asja juba, et noh, ühesõnaga pikk elu on ilmselt veel ees, kui Jumal annab, aga praegu tundub, et noh, et ta ei ole kuskil hävingu äärel, et ta tundub, et ta nagu jah, teeb mingit asja, mis on nagu jätkusuutlik, mis on nagu üli imetlusväärne ja mida ei saa öelda väga paljude tema tasemel muusikute kohta, sest et edu ikkagi hävitab inimesi tavaliselt. Või siis on nad käinud läbi mingi hävitava ringi, et äge on, noh, ühest küljest on kahju, et nii peab minema, aga teistpidi on äge vaadata, et on ka väga palju väga suuri ja tugevaid naisartiste tulnud nagu sellise turmtule alt läbi ja ellu jäänud, et noh, ma mõtlen siin nagu Miley Cyrus, kes samamoodi kasvas välja mingist sellisest Disney rollist ja on täna nagu täielik selline nagu oma asja ajaja ja väga ägeda asja ajaja, ta on üks ägedamaid, üks võimsamaid naisvokaliste, kes täna nagu tegutseb. Samamoodi issand, mul läks see mõte nüüd peast ära, keda ma kohe tahtsin teise näitena tuua siia juurde. Lady Gaga, et noh, samamoodi, tema ei ole kunagi olnud nagu väga selline või noh, jätnud sellist muljet, et ta on nüüd mingisugune popstaar, kes töötab vastu oma soovide lastele, ta on alati väga jõuline olnud, aga noh, ka temal samamoodi on neid kohutavaid lepinguid asju olnud ja täna ta on rohkem iseseisvam ja seda on nagu äge noh, näha ja vaadata ja kuulata ja noh,
Siia ja noh, neid artiste on tegelikult väga palju, kes on nagu täna, kui sa otsid sellist nii-öelda jõulist naisartisti, kes ise otsustab ja teeb ja lihtsalt ongi nagu oma loomingu kehastus, noh, neid on päris palju ja palju vähem on neid, kes ongi see, võib-olla mitte vähem, aga lihtsalt nad ei ole enam fookus ei ole nende artistidel, kes on nagu tehtud mingisuguseks ideaaliseks kuidagi, noh, ma ei tea, kujutiseks. Jaa, nad ei ole laboris kasvatatud. Beyoncé on ju ka inimene, keda tuleb mainida sellises arutelus jälle, noh, ikoon, superstar ja 100% paistab, et lihtsalt teeb oma asja. Ja tema õde Solange Knowles ja sinna juurde mul alati ka, ma tihti satun samale lainele, samal ajal siis ma kuulan hästi palju Solange'i ja Janelle Monáet, kes on ka nagu väga, väga äge ja Euroopa artistidest Angel ja noh, neid on palju, kes on siuksed nagu jõulised esindusfiguurid. Ja. Solange'i When I Get Home on lihtsalt mu elu edetabelis väga kõrgel kohal, see on mega album. Solange'il tuli ka nüüd uus album välja, mida ma olen paar korda kuulanud, mis mulle väga meeldib. Sel aastal? Minu meelest küll, ma korra kiirelt vaatan, kas ma räägin õiget juttu praegu. The Age of Pleasure. Nüüd ma ajasingi sassi, see ei olnud Solange'i, vaid see on Janelle Monáet. Okay. Ei, jah, anyway. Ka see on väga hea plaat, nii et soovitan kuulata. Aga ma mõtlesin vahelduseks kõikidele nendele plaatidele, mis ma olen juba ette lugenud, minna Eesti muusika juurde, sest ka Eesti muusikas on 3 plaati, mis on tulnud hiljuti välja, mis mulle kohutavalt meeldivad ja mida ma tahaks sinuga jagada. Nii. Ma lähen selles järjekorras, et mitte nagu eelistada, et üks on parem kui teine, sest nad on kõik väga head, aga ma olen selles järjekorras, millal nagu välja tulid. Esimene neist on ansambli Mört, kellest on siin saates ka varem juttu olnud. Nende uus plaat Fabulas Vulgaris, mis on siis järg nende eelmisele albumile Pange täis bängereid. Ja see on lihtsalt, nad on nii äge bänd, et noh, nagu ma kujutan ette, kui sulle ei meeldi tegelikult selline agressiivse metal-muusika, siis ilmselgelt sulle ei siis meeldi. Siis viga on sinus. Ei, lihtsalt sulle ei meeldi Mört, noh, see on fine. Nagu, see ei ole fine. Mina tavaliselt ei kuula ka siukest nagu üsna karjuvat või sellist nagu väga agressiivset metalit. Ei, see on usaldusväärse inimese lakmustest, et kui ta ei talu agressiivset metalit, siis pole mõtet temaga suhelda. Aga ka see on plaat, mille ma ostsin vinüülina ja mille üliilusast sügavpunasest vinüülplaadist ma panin pildi oma Instagrami, mille peale Andrei Liimets kirjutas mulle, et tänu sellele pildile või sellele postitusele ta kuulas seda albumit ja talle väga meeldis, kuigi ka tema ei ole sellist tüüpi muusika väga suur fänn. Nii et aga ta läbis testi edukalt. Mul on tunne, et seda võiks proovida, et kui vähemasti kui rockmuusika meeldib, et seda võiks proovida, sest see on siuke nagu, ta on nii lõbus plaat. Need sõnad ta on natuke Winnie Puhhi poole teatud mõttes, sest Winnie Puhh on võib-olla lihtsalt lihtsam võrdluseks tuua, et ka nendel on siuksed rocklood, millel on üsna, või punklood, millel on üsna naljakad sõnad. Nad nagu viskavad nagu nalja, kui nad sõnu kirjutavad, et Mörtil on sama, aga ausalt öeldes Mörti sõnad meeldivad mulle palju rohkem kui Winnie Puhhi sõnad. Nendel on mingisugune selline ühiskonna kriitilisus ja selline sügavus on minu jaoks nagu ägedam. Ja selle plaadil on väga mitu väga ägedat sõna, mulle väga meeldib Jääk Joalast. On üks siuke lugu, kus nad siis viitavad sellele, et Jaak Joala lõpp oli nagu Han Solol filmis Star Wars, et karboniidis. ja siis ka teine väga-väga äge lugu on Andrus, mida nad teevad siis koos Kristel Aaslaiuga ja laulavad sellest, kuidas siis Eesti, et suusad risti, odad püsti, nõnda Eesti rahvas lõhki, ma sõnu sassi, aga Eesti rahvas lõhki kisti, ühesõnaga, et siis Andrus Veerpalust ilmselt on see lugu ja tema nagu sellisest allakäigust, et kes keda usub ja kes keda usaldab. Anyway, väga-väga äge plaat ja tõesti
minu jaoks, mis on nagu hästi uskumatu, on see, kui hea soundiga plaat, see on üks paremaid metal-plaat üle väga-väga pika aja. Et minu jaoks hästi suur frustratsioon on olnud juba mõnda aega, et metal-plaadid on selliseks nagu telliseks masterdatud ja sellised väga rasked kuulata, nagu isegi see heli on nagu üle pingutatult vali ja agressiivne ja tihe. See plaat ei ole, see plaat kõlab ülihästi. Ja mis osas mul on veel tegelikult isegi hea meel, et see on üks plaat, millest ma korra mõtlesin rääkida, aga mõtlesin, et kõigest ei jõua. Võib-olla see plaat maandub mu aasta lõpu lemmikute sekka. No väga lahe. Aga Baronessil tuli välja selline plaat nagu Stone, mis on, Baroness on ka üks metal-bänd, nagu sinna poole. Ja nende plaadid on pikka aega olnud head plaadid, ülisid sound. Nüüd ka nagu see uus Stone on hea, aga Mörti oma, ma ütleks ausalt, on parema heliga. Kui sa ütled, et Mörti heli on nii hea seal albumi peal, siis kas sa ka uurisid, kus nad seda salvestasid, kes produtseeris? Ei uurid, aga ma toon selle plaadi ja me vaatame sinna peale, sest spoiler alert, me jõuame täna rääkida veel mu linnahallis käigust ja ma sain teada, et see Matrix helistuudio endiselt töötab veel seal. Ongi nii või? See on nagu jumala nagu uskumata. Või vähemalt see nagu, see giid nagu mainis, et see helistuudio töötab veel siin ja ma olin korraks nagu segadusest, kas see on üldse võimalik või? See tundub nii õige, et selle helistuudio nimi on Matrix. Ma ei oskaks nagu paremat nime sellele ise välja pakkuda. See näeb väga uhke välja, väga keskaegne. Saad imetada seda kaanepilti. See on... Siin on kirjutatud, et see on recorded and produced by Mört at Pavli stuudio. Mixed and mastered by Peeter Ternovoi. Jah, võt. Nad ise siis aitasid seda kokku panna. Ma ei teadnud, et Pavlis on mina ka ei stuudio. Ilmselt nad siis seal, nende see plaadiesitluskontsert oli ka Pavlis, nii et ilmselt nad siis seal tegutsevad. Võin ma vaadata lähemalt seda kaunist keskaegset taiest. Siin on, nagu sa tead, ma olen keskaja austaja. Ja kas sa oled ka keskaja inimese austaja? Kas sa käisid eile Twitteri, Eesti Twitteri viktoriinil? Ei, ma ei ole ammu käinud kuskil. Aga miks sa küsid? Ei, ma lihtsalt huvi pärast, kuna see oli eile ja sa oled keskaja inimene korraldas seda. Selge. Karakterbaaris. Muide, seda me ei ole ka... Sa mõtled keskaja inimene kui selline, mitte kui Twitteri ma ikka mõtlesin Twitteri kasutajad. Ma ei ole seda mainida siin saates saanud. Ma ei tea, pole nii ammu teinud ja pole meeles olnud, aga lihtsalt vahemärkusena See on suvariik, mida teevad Ann Vaida ja Märt Belkin, on üks uus podcast, mis mulle kohutavalt meeldib. Cool, ma nägin kiire soovitus. Apple'i podcasti rakendus viskas mulle selle soovitusena ette ja ma ei teadnud, mida arvata. Nad teevad nädala ülevaateid poliitikast väga naljakalt. Väga hea, siis ma pean proovima. See tuli mul sellega seoses meelde, et karakterpaar on Märt Belkini oma ja Ain Vaida tegi seal eilsel viktoriinil või mälumängul siis nalja enne mälumängu. Mördi albumil Fabulas Vulgaris on teine lugu pealkirjaga Mendid ja võiks arvata, et see on Beebilõusta cover. Võiks arvata, aga ei ole, tuleb nii välja. Sa saad sõnu vaadata sealt, mis sõnad on lool Mendid, sa võid neid niimoodi ette kanda oma ilusa teatri välja õpetatud esitlusstiiliga. Saad sa aru sellest fontist? Madala energiaga. Vundamendid, postamendid, entertainmendid, siin on siuke keskaegne font ja kuna kaua on aega möödas sellest, kui sa viimati keskajas elasid. Kui ma keskajas elasin ja seda šrifti nägin erinevate nende rullide peal, mis see... Sa pole ikkagi Pentimenti mänginud veel? Ma olen mänginud Pentimenti natukene. See oli meeldiv ja siis ei pooleli, sest et mul sai Game Pass läbi. Ma mõtlesin, et sa ei saanud fontist aru. Kuna seal see tuli niimoodi rahulikult selle mõnusa sulekrabina saatel, siis ma kuidagi suutsin nagu läbi närida ennast sellest šriftist. Instrumendid, justamendid, elemendid,
komplimendid ükskord enne muistsel ajal. Ai kommeri, meri, kommeri, ai kommeri, ai persegeri, ai kommeri, üks plaadi Mary, ai ai küll kerib. Ai kommeri, ai kommeri, ai väljas veri, ai kommeri, veel üks plaadi Mary, ai komm. Nii. Edasi saab ise avastada juba, aga see oli väike diiser. Täitsa tasuta tegime Nördile praegu siukse promoklipi. Ma arvan, et see müüb vähemalt 500 vinüüli neil. Võtame järgmise plaadi ette. Ühesõnaga, tuleb kuulata. Aitäh, et soovitad, ma võtan selle ette. Sellisel artistil nagu Eik tuli ka uus plaat välja. Me liigume järjest rohkem siukse talvisemate lugude poole. Sellel plaadi nimi on Ei lase sul magada. See on taaskord uskumatult hea. Eikil on juba mitu järjestikust plaati olnud väga-väga head. Tema plaadid Udu Vaip, mis tuli eelmisel aastal välja ja oli üks mu eelmise aasta lemmikuid, ja Ei lase sul magada, mis on siis selle aasta üks mu lemmikplaate, on tõesti lihtsalt super head ja ta kuidagi suudab seda eluolu, see ilmselt ei kirjelda enam väga minu eluolu, ma arvan, et ma olen natuke liiga vana, aga ma arvan, et tema selline kirjeldus tänapäevase noore elust Eestis ja kuidagi selle nagu loomingusse panek on väga ilus. Ja väga kuidagi romantiline ja väga hästi tehtud, et Ei lase sul magada on tõesti väga ilus plaat. Pudedaks lumeks on siin teine lugu ja vist oli esimene singel või vähemalt üks singleid on siuke lugu, mis mul jääb pidevalt kummitama ja ma väga armastan seda plaati, see on hästi ilus ja hästi hea plaat. Ja mul on kahju, et ma ei ole ikka veel suutnud, siin on mitu kontserti olnud, ma Mördi plaadiesitlusele ei jõudnud, mul on sellest kahju. Ma ei teadnudki, et Eikil toimus plaadiesitlus. Hoolimata pidevatest Instagrami postitustest, mida ma hiljem siis pärast panin kokku, et sellepärast ta postitaski. Ja ma ei ole kuidagi nendele kontsertidele jõudnud, aga mul on kahju ja ma tahaks, et ma loodan, et neid veel on tulemas. Ja seda plaati ma tõesti soovitan. Seda on lihtsam soovitada, sest kuigi Mört on siuke nagu üsna agressiivne ja intensiivne, siis ma usun, et Eik võiks ikkagi väga paljudele meie kuulajatele meeldida. Seda mul vinüülina ei ole. Seda vist ei olegi veel vinüülina. Kas Eik on üldse vinüüle? Udu Vaip on antud vinüülina ja üks ta varasem plaat on ka antud välja. See oli siuke, kus oli vist pooled olid nagu tema mingid valitud lood ja siis teine pool oli instrumentaalid samadest lugudest või nagu ilma vokaalita versioonid. Et tal on 2 vinüüli sellest. Üks mul on, Udu Vaipa veel ei ole, aga ma kindlasti ostan. Ja siis viimane. Kõige jõulum, siit on hea minna nagu üle varsti. Ma usun, et enne ma loodan, et äkki enne jõule me ühe osa veel teeme. Vähemalt enne aasta lõppu. Ma loodan ka. Ma loodan, ma ei hakka ütlema, et me kindlasti. Aga enne aasta lõppu võiks teha. Et kui see jääb meie viimaseks osaks enne jõule, siis siit on jõuluplaadi soovitus. Lonitsera album Loni jõulud, mis on vist üks siuksemaid toredamaid, rõõmsamaid ja nunnumaid jõuluplaate, mida ma olen kunagi kuulanud. See tuli just äsja välja ja ma olen seda nüüd juba mingi 70 korda käianud ja mulle see väga meeldib. See on siuke krutskitega plaat, nagu Lonitsera looming ikka, et siuksed nagu veidi siuksed nagu iroonilised naljakad sõnad. Siin on ümber tõlgendusi või uusi tõlgendusi klassikalistest jõululauludest ja nende nägemusi näiteks hanelaulust, et kui tavaliselt lauldaks, et lumi tuli maha ja valgeks läks maa, 2 väikest hanepoega nüüd õue ei saa. Ühesõnaga kingsepp tuleb ja teeb neile saapad ja siis said välja. Aga Lonitsera siis kujutab ette, et mis juhtub, kui kingsepal on veits nagu kiire ja mässatasin mingi hanega ja kui hane tullakse hoopis haneks tõmbama, et mis selline lugu võiks olla. Ja siuke see plaat on, siin löövad veel lisaks kaasa Märt Avandi näiteks ja Priit Strandberg, Haldi
ja väikeste flöötpillide ühing on kõik siin nii-öelda kaasa löönud ja on tõesti väga, väga mõnus ja ilus plaat ja toob mulle hästi palju rõõmu, välja arvatud üks koht. Siin on selline lugu nagu Retuuside bossa, see on uus tõlgendus nende loost, mis neil ka eelmisel plaadil tapeet oli, kus on moment, kus nad hakkavad nagu veits järgi tegema kaelaga ja häältega teiste sõnadega ja siis Kaisa, kes on Lonitsera laulja, laulab nagu Maarja-Liis Ilusa osa niimoodi kõrge häälega, siis ütleb Ivo Kord ja siis laulab madalama häälega. Ja iga kord, kui ütleb Ivo Kord, ma ehmatan natukene. Et ma nagu kõnnin mööda tänavat ja siis järsku mul öeldakse kõrv Ivo Kord, mul on kohe mingi automaatne tunne, et ma pean tegema midagi. Okei. Nagu sa oleksid unustanud midagi tähtsat ja nüüd on sinu kord ja nüüd on minu kord. Sa oled segaduses. Ja kõige hullem hetk, kus see kunagi on juhtunud, ma olin oma töökohas Riigikantseleis ja Lonitsera tuli esinema sinna. Seal oli õuekontsert, Pärna aia kontsert, kus siis Lonitsera esines ja me olime just Kaisaga enne kontserti rääkinud ja siis ma istusin rahulikult publikus, siis ta mingi hetk ütleb laval Ivo Kord ja ma nagu võpatasin seest korraks. Et mis toimub? Vot, see on minu soovitus, Loni jõulud. 2 täpsustust, kui tohib. Tohib ikka. Kaisa Kuslapuu ei ole mitte ainult laulja, vaid ka bändi kunstiline juht. Tõsi. Ja pianist. Ja just. Ja Riigikantselei on siiski sinu eelmine töökoht. Tõsi. Et olla päris aitäh selle korrektsiooni eest. Et me ei peaks tegema lisaosa, kus me teeme vigade parandusi ja vabandame inimeste ees. Siia otsa oleks viisakas veel öelda, et selle albumi valmimisest on valminud ka dokumentaalfilm ja selle filmi esilinastus toimub Tartus Elektriteatris 9. detsembril. Meie osa tuleb enne seda välja, nii et sa vaatasid mul otsa süükse näoga, et palun monteeri palun reliisi see osa enne 9. detsembrit. Ma väga tahaks minna sinna. Ma loodan, et ma saan minna. See oleks väga tore, kui sa saaksid minna ja teha reportaaži. Filmi ajal saad mõmiseda diktofoni ja jagada live kommentaare. 9. detsembril ühesõnaga, kellel on võimalik olla Tartus või kes lihtsalt elabki Tartus näiteks, sest et Tartus reaalselt elab inimesi. Ma just käisin seal ja veendusin selles uuesti. Kuidas oli? Väga mõnus oli. Tartu on parem elukeskkond kui Tallinn. Ma ei kahtle selles enam üldse. Juba mõnda aega ei kahtle, aga see sai kinnitust veel kord, kuidagi kergem hakkab Tartus. Nagu inimese tunne tuleb rutem peale. Kas sa kaalud sinna kolida? Ei, ma ei saa. Mul vist on elu liiga Tallinnas kinni, aga Tartus on... Järelikult ei ole Tartu ju parem. See on see, et ma kiusan. Et inimese nagu teod räägivad rohkem ikkagi kui tema sõnad, on ju. Ma ei tea. Võib-olla see on see ka, et ma kardan, et kui ma sinna kolin, siis mul ongi nagu kõik saavutatud ja ma ei tea enam, kuhu edasi minna. Seni, kuni mul on midagi veel, millest unistada ja mille poole pürgida, seni mul on elul mingisugune siht. Nii et võib-olla ma lihtsalt vajan seda kaugust Tartust, et mõista selle ilu. Et mõista selle ilu ja et olla ikka veel igapäevaselt kuidagi niimoodi teotahteline ja millegi poole teel ühesõnaga. Aga Loni jõulud dokumentaalfilmi esilinastus on siis 9. detsember kell 20.00 Tartu Elektriteatris ja selle režissöör on Raul Markus Vaiksoo. Olgu see ka nüüd välja öeldud selgelt ja ühemõtteliselt. Ma mõtlen, et sellest plaadist saaks tegelikult väga laheda jõuluetenduse, kui nad viitsiksid neid nii-öelda lugusid, mis seal on koos sellise vahepealse vestlusega nagu natukene pikendada, et sest keegi väga hea režissöör võiks sellest teha siukse jõuluetenduse, ma läheks seda vaatama, see oleks väga äge. Aga ma saan siia lõppu Ivo osa nüüd lõpuks niimoodi ära laulda, nagu ma iga kord tunnen, et ma pean, kui ta ütleb Ivo Kord, nii et ma laulan siia sisse. Juhmun ja karupüksid jalast võtan, siis tuhmub nende värv. Vot. Minu süda küll sulas. Tilkus saapas äärde. nagu sulanud lörts, plöga. Külm hakkas. Nagu kõik see tilkuv vesi, mida ma nägin, kui ma käisin linnahallis külas. Vaata, kui sujuv üleminek.
oli. jah, et mis sa nägid seal siis või sa käisid seal ekskursioonil? Jaa, mitu meie kuulajat kirjutas mulle peale eelmist osa, kus ma kurtsin, et ma nägin ainult seda nii-öelda foyer osa, tahaks saali ka näha, siis väga mitu meie kuulajat kirjutasid mulle ja ütlesid, et kuule, näed, siin on tuurid, pileteid saab osta. Ja tõesti on mitu kuud järjest on juba pidevalt käinud tuurid mööda linnahalli ringi ja see on väga äge, sest tõesti, ma pean tunnistama, et nii veider, kui see ka ei ole minu vanuses inimesele, ma ei ole kunagi varem linnahallis käinud. Tähendab, ma sellel ekskursioonil, sellel näitusel käisin, kus sinna foyeesse sai, aga ma ei ole ühelgi kontserdil, üritusel, mitte ühelgi muul põhjusel käinud seal majas sees. See oli esimene kord, kui ma nägin seda saali näiteks. See oli esimene kord, kui ma nägin neid osasid, mida seal foyees ei näidatud. Ja jäähalli ma ei ole kunagi saanud ja tõenäoliselt ka ei saa, sest see, ma saan aru, on nii ära lagunenud ja nii nagu halvas seisus, et sinna jäähalli ei lastagi. Vähemalt meid sinna tuuriga ei lastud. Et see oli väga äge kogemus ja seal siis nägin lava, nägin toole, nägin tuletõrje põgenemisteid, nägin vippruume, kuhu siis staarid pandi riideid vahetama ja meiki tegema. Need olid päris kohutavad ruumid. Ma kujutan ette seda Manovari seal kunagi istumas ja meiki tegema. et väga põnev ja kõige põnevam asi, mis ma sealt nägin, ma ei teadnudki seda, ma pärast alles sain aru, aga kui ma läksin lavale, siis esimene asi, mis mulle silma jäi, oli lava kõrval oli siuke suur metallist pult, mis lähemal vaatlusel ilmnes, et oli valguspult, millest juhiti kogu siis saali valgust. Ja ma tegin sellest pilti, sest siuksed asjad mulle kohutavalt meeldivad, seal oli hästi palju nuppe ja silte ja värke. Ja pärast saatsin emale pilte sellest käigust ja ütlesin, et näed, käisin linnahallis. Ja ta ütles, et väga äge, su isa tegi sinna valguspuldi. Ma korraks nagu mõtlesin, saatsin selle pildi, mis ma olin teinud, selle või. Sest et ta tegi selle metallkorpuse telliti. Sest ma olin nii nagu sügavalt üllatunud ja nii äge, sest ma ei teadnud, et mu isa on teinud linnahalli valguspuldi. See on mis on lihtsalt hästi äge. Nii äge. Lisaks sellele, et mu isal on kodus Kinokosmose kõlari elemendid ja paar lambivõimu, mis sellest nii-öelda Kinokosmose helisüsteemist välja lammutati, on ta ka teinud linnahalli lava valguspuldi. Väga lahe. Ma olen väga uhke. Ma panen selle pildi meie saate pildiks. Igatahes, ja kindlasti. Väga lahe. Ja, aga seda oli teatud mõttes kurb vaatamas käia kogu seda värki, sest see kõik on lagunenud, väga kehvas seisus, väga käest ära lastud. Ta on lahe maja ja äge asi, äge koht. Mul on väga raske ette kujutada, et seda peaks keegi kunagi korda tegema. Et ma nagu ühest küljest mulle meeldib see hoone, mulle meeldib see brutalistlik värk seal, mulle meeldib see mõte, mis seal alguses oli, kuidas nagu sealt linnahallist avaneb see tee sinna Viru väljakule ja ta avab kesklinna merele ja seal on nagu kõik see värk, aga see on nii halvas seisus maja, see on lihtsalt kohutav, kui halvas seisus see maja on ja mul on väga raske ette kujutada, et mitte kunagi oleks mõistlik see korda teha. Ma tahaks, et oleks. Aga see on jälle see koht, kus muinsuskaitse minu jaoks on nagu veidi absurdne, et lihtsalt seda ei ole mõistlik ilmselt. Et loomulikult see mereosa tuleb avada ja inimestele nagu kättesaadavaks ja mõnusaks ja ägedaks teha. Ja sinna võiks teha mingi suure ürituste hoone, aga ilmselt linnahall see ei saa kunagi olema. Et see lihtsalt, ta on nii halvas seisus. Ja nad näitasid nagu seda osa, mis sai korda tehtud Teneti võteteks, et Teneti jaoks mingi osa hoonest nagu tehti veidi korda. Siuke värviti valgega üle põhimõtteliselt, et nagu mingi hallituse kohad nagu, seal, mis põhiline on see, et miks seal üldse sai niimoodi tuuri teha. Teneti jaoks tehti majas hallitustõrje. Et see giid ütles ka, et enne seda oli siin niimoodi, et sa nagu lased nagu taskulambiga valgust ja sul nagu lihtsalt hõljub nagu kogu see hallitus hõljub su ees niimoodi, et seal ei tohtinud nagu sees ollagi. Ja Teneti jaoks ta tehti nagu tühjaks sellest hallitusest ja siis nagu mingid kohad veits värviti valgega üle, et kinos okei välja paistaks.
aga see osa, mis ei ole korda tehtud, oli seal ikka väga-väga väga kehvas olukorras. Aga mis mulje sulle see saal jättis, mis on ju linnahalli selline kroonjuveel? Täiega äge saal. Noh, lihtsalt see nagu, see amfiteatri nagu feel, see Gobelin vibe, mida ei rullitud välja, sest ma saan aru, et see mehhanism on katki, seda ei saagi välja rullida. Ja mis on nagu veits absurdne, et see lihtsalt seisab seal mingi meeletult suur Gobelin vibe. Ma ei tea, mida tähendab Gobelin. Gobelin on nagu kootud, ta on nagu kudumisviis, et sa paned nagu need, noh, kui sul on nagu kangasteljad, et siis need, ma ei tea, mis need, issand Eva oleks mu nii pettunud praegu, mul ei ole ükski nendest sõnadest meeles, aga need nöörid, mis pannakse kangastelgedele, vaata, sa topid neid, seda niiti sinna või seda, issand, ükski sõna ei tule meelde, lõnga sinna vahele ja kood vaipa, eks ole. Tead, kuidas vaiba kudumine enam-vähem toimub? Ei, ma ei tea isegi, kuidas see enam-vähem käib. Ma, jaa, Viljandi Kultuuriakadeemias ma nägin aeg-ajalt kangastelgesid, sest et seal on selline värk käimas igapäevaselt, aga... Anyway, Gobelin on nagu käsitsi kootud tehtud, see ei olnud muidugi käsitsi tehtud Gobelin, see oli meeletult suur, no siuke nagu, ma ei tea, mis asi Gobelin on, ta on nagu vaip, mis kaunistab, noh, siuke, sinna oli tehtud ette sinna selle lavale lasti ette eesriie, oli hästi ilus Gobelin vaip. Okay. Gobelin siis lavakardin, väga ilus oli. Ja mida ma ei teadnud, et linnahalli lava oli planeeritud olema muudetava suurusega, et teda teoreetiliselt alguses plaani järgi oleks saanud teha väiksemaks, suuremaks ja veel suuremaks. Ja täna siis see, mis sinna valmis ehitati, oli see keskmine variant, millele siis loodeti, et äkki kunagi saame juurde panna selle funktsionaalsuse, et sa saad lava suurust muuta. Okay. Seda ei tehtud. Aga seal oli äge olla. Ja ma just sattusin sellisel päeval, kus tegelikult päike paistis ja hästi ilus valgus oli seal ja lahe oli käia. Aitäh kõigile, kes kirjutasid, et see toimub. Muidu ma võib-olla ei olekski seda tähele pannud, sest ei ole ka nagu siuke ülisuurelt välja reklaamitud värk. Ja sinu isa on teinud valguspuldi linnahallile. Minu ema on käinud salvestamas linnahallis muusikat ja ma ise olen käinud bändiproove tegemas linnahallis. Kas seal olid mingid siuksed nagu bändiruumid või see oligi seal helistuudios? Bändi prooviruumid, mida sai rentida niimoodi tunnihinnaga. Ja siis, kui oli rohkem raha kogutud, siis sai ka seal salvestada, aga me sinnamaani ei jõudnud kunagi. Ma just üks päev mu vanem tütar, kes on 9-aastane, on nüüd kuidagi hakanud küsima asjade kohta, mida ma tegin teismelisena ja nii. Ja siis... sa tegid bändi. Ja ma rääkisin ükskord, et ma tegin ka bändi ja siis ta tahtis kuulda paari lugu ja siis ma kaevasin üles oma Kas sa jagaks meiega ka siin saates? Ma tahaks kuulda su bändi lugus. Ma ei tea, mis kujul, ma võin sinna Discordi visata mingi MP3 näiteks võib-olla siukse peibutusena inimestele, kes veel ei ole liitunud meie Discordiga, mis on väga tore koht, kus on palju toredaid inimesi. Kes ei räägi oma vahel väga? No ikkagi, kui on mingi teema, siis räägitakse. Peaks teema üles tõmbama. Viimati, kui oli seal on muid jutuajamisi ka olnud, aga mulle näiteks eriti meeldis see, kuidas Eurovisiooni ajal, see oli esimene kord, kui kuskilt tuli mingisugune asendus Juure ja Kivirähki live-kommentaarile. Sina ei ole lugenud tavaliselt siis Twitteris Pixel Petsi ja see on see Ridim. Ma olen sattunud nende live-kommentaaride peale ka. Discordis oli tore lihtsalt olla siukses nagu ma ei tea, live-vestluses nende inimestega, kes vaatasid koos seda, et seal oli nagu rohkem hääli, kes kaasa rääkisid. Ja see oli selline tore aseaine siis sellele, mida me enam ei saa Juurelt ja Kivirähkilt, kui toimub Eurovisioon. Aga jaa, ma ei tea, et ma võin midagi panna Discordi. Pane. Aga lihtsalt ma tahtsin öelda, et see viis, kuidas me salvestasime üldse, oli mega primitiivne, sellepärast, et meil ei ole ühtegi
korralikku stuudiosalvestist, isegi ei ole korralikku kodustuudiosalvestist, salvestust, mis see õige sõna on? Mõlemad vist sobivad minu meelest. Et see, kuidas me salvestasime oma muusikat, oli niimoodi, et ühel meie bändi liikmel Tõnisel, Tõnis Harjusel, kes on oluline, kuidas öelda, mõjuisik tänapäeva Eestis ja rääkides Tartust, pikaajaline Tartu linnaarhitekt, alles äsja pani ameti maha. Läks nüüd Miltonisse? Läks Miltonisse, käisin temaga ükskord hommikust söömas, see selleks. Ma ei taha eputada, aga jah, ma tunnen Tõnis Harjust. Äge. Ja ta oli mu klassivend ja me tegime koos bändi ja Tõnisega, ja Tõnise isal oli kaamera, millega sai filmida ja ta selle mikrofoniga salvestasid. Ja siis kuna me filmisime oma laive, siis jah, kõik mu MP3-d on põhimõtteliselt nagu videost ekstraktitud helirajad, mis on hakitud MP3-deks. Nice, see on väga nagu siuke tänapäeval, see on see, milleks sa pead nagu spets plugina peale panema. Jep. Kuni selleni välja, et isegi ükskord, kui me tegime Tõnise juures mingisuguse sükse, ma ei taha seda sõna kasutada, see on nii jäle sõnaga, olgu jämmi. No, te jammisite. Me jammisime. Siis, et võib-olla tänapäeval keegi kasutaks oma arvutit selleks, et teha mingisugune normaalne salvestis sellest, siis ka seda jämmi me salvestasime selle kaamera abil, et see kaamera lihtsalt oli kuskil tooli peal ja midagi sealt videost näha ei ole, ainult inimeste siluetid põhimõtteliselt ja vahepeal koer haugub ja nii edasi. Ka minu esimesed bändilood, just bändiga sai tehtud niimoodi, et peamiselt sai filmitud nagu videot ja sealt võetud. Okei, no siis sa oled ka selle koolkonna mees. Yeah. No väga hea, et see oli nagu siis SoundCloud enne SoundCloudi oli VideoCloud. VHS. Kuigi siis vist oli digital video. Ja see oli digitaalne kaamera, see oli ikkagi mingisuguse kasseti peal oleks see need olid need TV-kassetid, mis on siuksed väiksemad. See oli kas TV või mini-TV. Igal juhul, et võin midagi pillata Discordi üks päev, vaatame. Kas su tütar kas tal avaldas muljet sinu bänd? Ta oli nagu üllatunud positiivselt et päriselt või, ja siis ma näitasin talle pilte nendest laividest ja siis ta oli nagu naeris. Noh, mitte nagu ei naernud minu üle, aga sinuga koos. Naeris mu soeng ajas teda naerma ja värki. See on üsna tavaline, kui sinu neid nooruspõlve pilte näha. Samas ka minult, kui mul olid pikad juuksid ja kaabu peas, siis on tänapäeval inimesi, kes vaatavad seda ja mõtlevad, et issand, kui naljakas. Kuidas sulle see viski maitses? See ei olnud liiga suitsune. Ma kartsin, et see on liiga suitsune. Aga tal oli see nagu rukki viski ikkagi siuke kuidagi kangus või siuke kargus. Ta ei olnud nii pehme. Ja ma ütleks, et sobib hästi siia lumisesse õhtusse. -10 kraadi juurde. Ja, et väga talvine tegelikult. Tegi seest soojaks. Mulle meeldis, aitäh, et pakkusid seda see oli viimane. Prantsuse Iiri viskit. See oli nüüd viimane lonks seda, see pudel on nüüd tühi, selle kinkis mulle aastal 2020. Ma karsin, et see ütleb 2002 korraks. 2020 kinkis selle mulle Saksa keskkonnatašee, kui ma kolisin Belgiast ära. Aitäh sulle, Almut, ta oli väga suur viskisõber. Kas ta on meie seast lahkunud? Ei, vabandust, ta on väga suur viskisõber. Vähemalt tol ajal ta oli. Ma eeldan, et on ka täna. Ma ei tea, miks ma räägin inimestest, kes minu elus enam ei ole, just kui neid ei eksisteeri. Nad on surnud su jaoks. See on see värk sinuga, et kui enam ei suhtle, siis you are dead to me. Olid väga hea viskisõber. Ma käisin kunagi tema juures erinevaid viskisid maitsmas, siis me tegime suure graafiku ja paigutasime neid seal graafikul vastavalt sellele, kui suitsused ja väga siuke tore oli. Lahe. Vot siuke saade sai. Ma arvan, et tõmba siin joone või? Sa tahad, et ma ära läheks? Ei, meil on veel vaja salvestada lisasaade. Nisune. Maisine, vabandust. Ma just sain mootori soojaks ja nüüd sa juba viskad mind välja, aga olgu. Äkki me peaksime saate rukkiseks ümber nimetama. See nii väga maisine võiks nüüd olla rukkine. Ei.
Ma tahtsin, kas võib nagu siukse lõpusegmendi välja Võib pakkuda küll. veel tänasele osale, et ma tahtsin lihtsalt küsida, et kuidas sina muusikat kuulad üldse? Me oleme seda teemat puudutanud varasemalt ka ja ma lihtsalt ütlen, et see küsimus tuleb sellisest kohast, kus täna juhtus nii, et kuna ma olen oma selles augus, kus ma praegu eksisteerin, on ju, mentaalselt. Kas seal on kõlarid? Et siis seal augus on üks kõlar. ja ma sattusin oma siukses nagu jõuetus olekus, kogemata avastasin, et Sigur Rossil on vahepeal uus album tulnud, mis tuli juunikuus. Okay, ma olen täiesti segaduses, et miks ma alles nüüd aasta lõpus sellest kuulen. Ja ma, kuna ma ei suutnud nagu liigutada ennast ja lihtsalt pidin lamama ja seda albumit ma nagu suutsin kuulata, see kuidagi nagu, ma ei tea, läks õigesse kohta. Et siis üle pika aja ma lihtsalt kuulasin muusikat ja kuulasin ühe albumi otsast lõpuni. Niimoodi, et ma ei teinud mitte midagi muud samal ajal, ma ei scrollinud Instagramis, ma ei olnud samal ajal jooksmas või mis iganes. Ma ainult kuulasin seda muusikat. Vahepeal isegi tegelikult olin siukse nagu ärkveloleku ja une piiril, mis on ka mõnus. Aga see meenutas mulle, kui erilised on need hetked elus, või see on isegi pikem kui üks hetk, on ju, kui sa kuulad tervet albumit läbi. Aga jah, et kui harva juhtub seda minu elus, et ma lihtsalt istun maha või laman ja kuulan muusikat ja see on ainus asi, mida ma teen. Ja veel kuulan terve albumi otsast lõpuni läbi näiteks. Et see on nagu mingis mõttes täitsa siuke nagu püha toiming isegi ja ma olen nagu kuidagi halvas mõttes üllatunud, et kui vähe ma endale võimaldan selliseid kuulamissessioone. Et kuidas sina kuulad muusikat nüüd novembris 2023? Ma arvan, et ikkagi nagu hästi suur enamus ajast ma kuulan oma muusikat läbi kõrvaklappide oma telefonis. Mul on need Apple AirPodsid. Ma kuulasin ka läbi AirPodside, ma lihtsalt täpselt, et seal augus need kõlarid olid tegelikult 2 AirPodsi, mis olid mu kõrvade sees. No, enamasti ma kuulan siis liikumise pealt või siis nagu tööks panen taustaks mängima, istun ja mul on klapid peas ja ma kuulan, et väga harva ma võtan, nagu sa just kirjeldasidki, aega lihtsalt selle muusikaks, millest mul on väga kahju. Ja tihtilugu see juhtubki niimoodi, et ma nagu mõtlen, et ma tahan võtta seda aega, ma panen ta mängima ja siis ma hakkan millegagi tegelema, see koht, mille pärast ma panin ta mängima, läheb mööda, ma panen loo algusest peale, et mul tihti juhtub seda, et ma nagu hakkan lugu mitu korda kuulama, et ma keskenduks, millest on kahju. Ja ma nagu teised variandid on siis siin arvuti taga istudes, mul on sellised suuremad klapid, mida ma siis siin arvuti taga vahel kuulan või siis arvuti kõlarid või siis mul on ka siuke nagu korraliku muusikakeskus, kus ma saan vinüülplaate kuulata, aga jah, ma niimoodi nagu väga harva lihtsalt võtan ette, et muusika mängib mu elus nagu mingit sellist tausta rolli praegu rohkem, et ma näiteks hommikul näiteks koristan või teen kohvi endale või teen süüa ja siis ma panen nagu muusika taustaks mängima või siis kui ma kõnnin kuhugi, ma panen muusika taustaks mängima. Et see on selles suhtes nagu kahju, et ma võiksin rohkem selle peale keskenduda, aga ma ilmselgelt ei tee seda täna. Aga on sul olnud teisiti? Jaa, no teismepõlves oli ikka palju rohkem seda, et ma panin... Aga see oli ju 30 aastat tagasi. Jah. Ära nüüd nii vanaks mind ka nimeta, see tekitab mus masendust. Et, vabandust, 40 aastat tagasi. Et nagu hilisemas elus sul tegelikult ei ole ka olnud harjumust lihtsalt maha istuda ja ma ei tea, võtta endale tassikene kakaod ja kuulata lihtsalt rahulikult muusikat. Ei. Me oleme sinuga rääkinud sellest paar korda tihti, kui me elame eri riikides, et elaks vaid ühes linnas, siis teeks neid muusika kuulamise õhtuid, et võtaks nagu plaadi. Üldse ei mäleta, et ma istuks maha ja kuulaks plaati.
oleme küll, ära virise. see on sul mingi wishful thinking, ma arvan. Et võiks nagu nii teha, et noh, et see mulle nagu meeldiks, et noh, nagu kutsudki paar sõpra külla lihtsalt selleks, et istuda maha ja kuulata mingit plaati. Ja siis kuulad plaadi läbi. Aga ei tule ette, jah. Nii kurb, kui see ka ei ole. Peaks võtma rohkem seda aega. Aga kõigeks peaks. Ja. No jah. Siis on nii. Vot, kurb. Aga mul on hästi hea meel, et sa seda selle Sigur Rossi plaadiga kogesid. Aitäh! Jaa, see oli täiesti ootamatu. Ma arvasin, et ma ei ole võimeline üldse midagi kuulama oma praeguses seisundis. Ma olen sellise, ma ei tea, isikupäraga, et mul on vaja alati mingisugust artisti või albumit, mis on nagu ankruks mulle mingis teatud kas aastaajas või lihtsalt mingisuguses eluperioodis. Ja kui ma ei leia seda, siis see teeb mind väga, ühesõnaga mitte see ei tee mind ärevaks, muud asjad teevad mind ärevaks, aga see on nagu mingi pidepunkt. See on nagu mingi pidepunkt, mis on siis puudu mu elust. Ja mul on praegu ka siuke aeg, kus mul on väga raske leida endale midagi, mis mind kuidagi nagu toetaks või kannaks ja see Sigur Rossi album oli nagu mingi välk selgest taevast täiesti. Ma olin täiesti unustanud nende eksistentsi tegelikult, kuigi see on olnud bänd, mis on mingil eluperioodil olnud ikkagi mu, üks kõige olulisemaid asju mu elus üldse, et see on lihtsalt nagu, ma ei saa seda nagu üle hinnata, kui tähtis bänd on olnud Sigur Ross mu mingis kujunemisloos. Aga jaa, väga, ma olen ainult ühe korra selle albumi otsast lõpuni läbi kuulanud, väga ilus meditatiivne album. Kusjuures rääkides meditatiivsusest, ma nii lootsin, et sa räägid ka Andre 3000 uuest albumist. Ei ole kuulanudki. No, väga võitu. Ma olen kuulanud võib-olla 1,5 lugu sealt, aga ma olen palju rohkem näinud meeme selle albumi teemal ja need on väga naljakad tavaliselt. Aga miks sa seda ainult 1,5 lugu oled kuulanud ja mida sellest meemitatakse? Okei, kui sa oled täiesti sellest... Ma ei ole nagu, ma ei teadnud, et Andre 3000 näitis uue plaadi välja. Või et üldse teema täna on. See on väga teema praegu, see on väga teema. Ma pean guugeldama vist. Ma ei tea, pane mingi kliki Instagramis mingile hashtagile Andre 3000, sa hakkad neid meeme nägema. Mul on vist kontekst või, et meemist aru saada. No, long story short... Andre 3000 ei ole ligi 20 aastat midagi uut muusikat nagu välja andnud. Välja arvatud vahel siin ja seal ta on teiste artistidega koos mingid lugusid teinud, ta on olnud nagu see featuring artist. Ja Outkast ei ole ammu midagi teinud, ja siis täiesti jällegi just nagu lambist ilmus järsku teade, Andre 3000 annab nädala pärast uue albumi välja, kõik läksid peas segi, sest et tegu on ikkagi, meie ajastu ühe kõige ikoonilisema räppartistiga, ja siis tuli see album välja ja see on siuke flöödi album joogamuusika põhimõtteliselt. Mille avalugu, mille kõik pealkirjad on siuksed nagu pikad liitlaused põhimõtteliselt. Et need ei mahu ära. Kas see trollib inimesi? See kõik tundub nagu mingi kosmiline nali ja avaloo pealkiri on midagi sellist, et ma ausõna püüdsin väga teha räpp-albumit, aga hakkasin tegema seda albumit ja tuli välja midagi hoopis muud. Umbes mingi siuke pealkiri on selle. Ja kõik pealkirjad on siuksed nagu väga pikad siuksed jutustused. Ja selle albumi teemadel on väga palju naljakaid meeme ringlemas inimestest, kes nagu üritavad seda kuulata nagu hip-hop albumit ja siis sa näed nende näost, et et nad saavad ise ka aru, et see ei ole mitte kuidagi see ei ole üldse hip-hop ja kuidas nad püüavad entusiastlikult ikkagi nagu kaasa elada sellele hästi meditatiivsele veidrale flöödi albumile. Tõele au andes see ei ole ainult flöödi album, kuna ta poseerib seal albumi kaanepildil flöödiga või mingi muu puhkpilliga, mis see on mingi futuristlik flööt või siis just arhailine, sest vahel arhailised asjad on ka väga futuristlik väljanägemisega. Igal juhul seda
nagu shorthand sihuke kirjeldus selle kohta on olnud Flirty album. Aga see on aasta üllataja auhind läheb Andre 3000-ile kindlasti. I swear I really wanted to make a rap album, but this is literally the way the wind blew me this time on selle esimese loo nimi, mis kestab 12 minutit ja 20 sekundit. Jaa, soovitan kuulata. See ei ole see, mis sa arvad, et see võiks olla. Teise loo pealkiri, mis kestab 13 minutit ja 50 sekundit ja ma tõesti tahaks teada, mis lugu see siuke on, aga selle pealkiri on The slang word pussy rolls off the tongue with far better ease than the proper word vagina. Do you agree? Noh, nagu kui see ei tekita sinu huvi, siis sa oled vist siis sa oled surnud ilmselt. Ja see tekitab väga palju huvi. Igal juhul. Jaa, ei, see kõik on väga põnev. Siin plaadil on üks lugu, mis kestab 3 minutit ja 49 sekundit ja see on tõesti kõige lühem lugu. Väga huvitav. Aga Metacritic 80/100. Pitchfork on ka siin öelnud väga häid sõnu. Relaxing. Net. Ja seda me vajame kõik, nii et kui ka sina, armas kuulaja, vajad väikest relaxing momenti, siis sa tead, mida teha. Ja kui sa otsid midagi särtsakamat ja energilisemat ja liigutavamat, siis jällegi sa tead, mida teha. Ivo andis meile väga mõnusaid soovitusi. Ma lähen muusikat kuulama. That night in Hawaii when I turned into a panther and started making these low register purring tones that I couldn't control, shit was wild.